on jah. Nagu ma tegin nüüd alles, hakkasin ringi, mul jäi kogu aeg nagu jäid munad ette ja siis kui ma niimoodi nagu tegin, mul kuidagi ei saanud nagu ja siis ma ütlen Hei, kõik discgolfi sõbrad, oleme täna siin Markusega Dendro discgolfi pargis ja hakkame tegema ühte väga huvitavat videot, nimelt hakkame linti võtma, kuidas Markus teeb eratrenni. Olen valmis? Valmis. Nii, ja pikemalt juttu ei hakka ajama, tutvustame, kes meil siis täna siin trenni hakkab ja annan Markusele ja õpilasele üle. No nii, minuga täna on siin siis Eveli. Eveli võitlis Patreoni loosimise 1 tunni eratrenni. Räägi meile, kes sa oled ja kust oled ja kaua diskiga oled tegelenud? Ja, olen Eveli Kesk-Eestist, perekonnanimeks Meibaum. Mängin juba liiga palju aastaid, et seda välja öelda, aga olen selles suhtes kõva harrastaja, et ühtegi koolitust välja arvatud tõesti pean tunnistama, kui Järva-Jaanis kunagi esimest korda rada avati, siis seal oli ka kohal keegi õpetaja, kelle nime ma isegi ei mäleta, aga Latitude'i kettaid müüdi seal hulgaliselt palju, sealt sain oma esimesed 3 ketast, River, Kore ja Pure, siiamaani kõik kotis olemas, aga PDGA liikmeks hakkasin alles eelmine aasta, et olen 273 000 seerias, ja no õnne on mul ikka palju, et eks ju, vähe sellest, et ma olen võitnud kettaid Disc Golf Expressist, siis nüüd ka veel see koolitus ja loodan, et peale tänast olen juba palju parem. Ja, kindlasti. Aga räägi mulle sellist asja, et mis su tänane ootus on? Ootus on see, et kuna olen hästi harrastaja, olen kogu aeg visanud paigal seistes. Nüüd olen mõelnud, et see distantsi ei rahulda mind enam, tahaks natuke rohkem saada, siis usun, et kui ma õpin samme tegema, siis ma saan ka natuke distantsi juurde ja siis sellega seoses tulevad kui ka need käpitabamised paremad ja kõik selline lugu. Ühesõnaga alguses siis põhimõtteliselt suurim eesmärk on tagantkäe sammud, aga vaataks üle kogu mängupildi ja ma arvan, et alustamegi seda siit samast Dendro esimeselt. Just, sobib. Teeme nii. Aga pane siis visked teele. Ma jälgin erinevaid elemente ja siis, kui oled ära visanud, siis natuke vestleme. Aga kas ma proovin nende sammudega, eks? Et on ju? Võid proovida sammudega, võid proovida ilma. Selles suhtes, et mõlemad pidi on näha kõiki asju, mis sa teed. Oi! Nagu kuidagi üle tõmban niimoodi kuidagi. Ja. No esimesed paar asja, mis ma nägin, on see, et kui sa jõudsid sammudel ja koha pealt täpselt sama asi, kui sa jõudsid nagu power pocketisse, siis tegelikult see on see koht, kus siis ketas peaks ennast hakkama käest välja rebima, et sul ei ole külarnukid enam nagu edasipoole, ta ei lähe vaatas, siin on vinge sees, siis rebib ketas ennast käest välja ja sinna ta läheb, kuhu su külarnukk suunab seda. Aga ma vaatasin seda, et kui sa tõmbad, hakkad siit tõmbama, siis siit lähed nagu kehaga läbi lihtsalt, et sul nagu sukest nagu liigendamist ei teki, vaata. Et sinna jääb esiteks jääb natuke nagu teravust sisse, natukene sukest käpi tabamist jääb selle taha ja siis ongi see, et just seda distantsi osa ka kindlasti, et vaata, kui see keha pidurdab, siin kohas see lasja ära ja siit läheb lahti, siis siit ta saab nagu palju nagu siukselt nagu just ongi nagu siuksed teravamalt tulla ja lisaks sellele sul ei teki roundingut, et kui sa siit tõmbad nagu kehaga enne küünanukku pärast, et siis ta võibki sul varieeruda see, kas siis nagu, kui sa viskad ta siis nagu otse või paremale, et võib-olla vasakule ta nii palju ei lähegi, vaata. Aga viskame tagant või selle eestkäega ära ja siis saaks vaadata korraks seda nagu, ütleme, et eestkäed drive'i ma ei tee kunagi muidu. Ma ainult lähenen nagu, kui on vaja. Ei, see ongi hea. Oi, Ei ole midagi. Ja eestkäe puhul lihtsalt on hetkel see, et kuna see nagu keha ja käsi lähevad vaata nii palju koos, siis ongi, tekib selline nagu siuke liigutus, vaata. Et tegelikult on jah see, et see küünarnukk on siukene juhtiv faktor ja siis on see ranne, mis siis nagu surub ketta edasi ja surub ta siis sõrmedest otse läbi,
et noh, mida sa ise võid näiteks harjutada, on see, et Marger Krumm rääkis mulle kunagi hästi ägedalt, et on niisugune nagu purgi keeramine, vaata, et keerad nagu purgi kinni, vaata. Ja nüüd, kui sa paned käe teisipidi, siis jääb niisugune nagu niisugune nõks, on ju. Ja kui sa paned sõrmed nagu eestkäi, siis jääb nagu niisugune nagu, noh, väike nõksukas, on ju. Hakkab käima. Ja sellega tegelikult ütleme niimoodi, et eestkäega näiteks, kui sa tahadki nagu ise nagu harjutada eestkätt, on ju, siis saadki tähed, võtad kette kätte, siit lased niimoodi tšuks, ja lasedki tšuks. Ja siis sul hakkab see tunnetus tekkima. Ja siis sa saad vaikselt kätt juurde tuua, on ju. Aga ikkagi küünarnukk peaks nagu vabaks tulema, jah? Ja, et noh, see küünarnukk ongi see, et näiteks, et ma ei tea, kas sa oled näinud Eagle McMahoni küünarnukki või? Ikka, jaa. Noh, temal on küünarnukk on siin kohas, on ju, ja siit viskab selle käega läbi tegelikult, on ju. Et see küünarnukk on jah, selline asi, mis juhib viset. Noh, tagantkäel samamoodi, vaata, juhib viset siit läbi. Et aga lähme niimoodi, võtame kotid asjad ja lähme siis sinna kohtadesse, kus meil need ketud on ja sealt mängime siis edasi rada. Okei. Oi, õhku läks jälle. Ei olnud ka üldse nagu hea tunnetus. Okei, ma peaks siis hoidma seda. Vaata, mis sa ütlesid, et mul oleks siin küünarnukk jääks. Kas ma peaks rohkem ennast siis näiteks nagu risti ka panema, et mul oleks? Ei, vaata hetkel on see, et sul jalad olid suhteliselt, võtta ma näitan sulle, hetkel kui sa viskama hakkasid, sul jalad olid suht ühel piiril niimoodi. Et tegelikult peaks olema see, et jalad on joondunud on ju selle kandvarvas põhimõttel on ju. See on selle jaoks siis, et puusadest saaks seda jõudu rakendada. Kui sul on jalad on vaata niimoodi, siis sa siit puusadest mitte midagi kätte ei saa. Samamoodi niimoodi mitte midagi ei saa põhimõtteliselt. Aga ma arvan, et see Jade on tegelikult päris hea valiksid, sest hetkel on vaata taganttuul ka ja taganttuul juba eos teeb ketta üle stabiilsemaks. Et kui sa viskad see Jade'iga, proovi näiteks sammudega teha Jade'iga. Oi, aga vaata, mis juhtus. See oli huvitav, et mu keha läks praegu kaasa. Võta proovi impulss ka. Et täiesti vale suund, aga keha läks kaasa, mis oli tunne oli väga mõnus nagu, et nagu... Okei, see on hea. Proovi visata rohkem sinna pingi poole ja viskagi sammudega, et proovi samamoodi. Umbes see koht ei hetkel ei ole oluline lihtsalt, et viska sinna pingi poole. Vaat see on ilus ise. Ja, väga hästi. Ja keha läks ka kaasa jälle ja tuli distants ka kohe. Just. Ehk et puus aitas kaasa kõigele ja selline. Aga mis ma nüüd tegin teistmoodi? Mis tegid teistmoodi või? Ma arvan, et mõtlesid vähem. Nagu tavaliselt on see, vaata, et kui hakkad nagu tehniliste aspektide peale hullult mõtlema, et ma pean seda siin tegema, et siis see tehnika kohe läheb täiesti lörr ära. Et tegelikult on niimoodi, et kui sa mängid rada, on ju, siis rajal mitte millegi peale mõtlema, et suures pildis ei peaks, kui just midagi väga pekkis ei ole, vaata. Aga kui sa mängid näiteks, ütleme, platsitrenni teed, et siis võib-olla võiks nagu olla see, et üks tehniline element korraga. Et muidu on see, kui sa hakkad mõtlema mingi, et okei, ma pean jala panema siia, küünarnukki tõstma siia ja ma ei tea, mingi vasakesi on siin küljes, on ju, siis läheb lihtsalt täiesti küljest ära. Aga hetkel viimane ise oli väga ilus. Lähme siis edasi ja ma arvan, et saame nende võib-olla kas esimese või teise viske juures saame lähendada ka. Ja need olid jah nii palju kaugelt, et saab proovida. No see on nüüd distantsil selline, mida ma tavaolukorras siis teeksingi. Mul on muidugi see teine pure ka. Et viimasel ajal ma olen seda, see on natukene vähem kange kui harp, eks ju. Siis ma olen sellega seda eestkätt teinud. Hullult nagu tahaks juba nagu puttida ka sinnamaani, aga kuidagi ei jaksa. Ja siis ma pigem proovin seda teha, kui hästi mul nagu välja tuleb. Jah, sellisega nagu väikse niimoodi kaarega minna. Kuidas ma nagu taban, on ise asi. Noh, on ju, näiteks oleks pidanud rohkem sinna panema, ehk et näiteks rohkem nurka ja... Proovi tagantkäega ka. Lühike, eks ju. Ja siis ma läheksin võib-olla siis... Jah, okei, sellega. Pigem kui peaksin minema, siis ma läheksin selle Moonshine harpiga. Või purega, Moonshine purega. Läksin julgelt. Väga hästi. No vaata, teised jäid lühikeseks, ma näits panin juurde, aga näits liiga palju panin juurde vist. Sul harp on olemas kuskile? Tavaline harp on ka, jah. Ja, viska harpi näiteks siit. Tagant või? Viska eest käega. No tegelikult täitsa okei, täiesti pullikas. Panen ühe veel või? Pane. Oi, küljetuul. No sul puti liigud seal tegelikult väga korralik.
noh, vaata, ei ole päris hargputt, on ju. Seepärast hargiga ma teen seda viga, et ma tõusen üles ja siis ma panen ülarauda, on ju. Okay. Aga et niimoodi... Ta nagu veits siuke Riki stiilis, on ju, et nad natuke... Jah, võib-olla küll jah, kui ma nüüd hästi mõtlen, siis tema teeb jah nii. Okay. Ei, no see ongi, kuidas sul mugav on. Aga ilusti tuleb see tagumisest jalast, tuleb see jõud, tuleb sinna kätte. Aga käsi vaata loperdab, paneb nagu loperdama. See kettal. Käsi paneb ketta loperdama. Jah. Noh, täiesti okei ju. Aga sul on putiliigutus on väga ilus. Nagu tõsiselt ilus. Sammude õppimisel. Noh, mina ütleks, et on hästi oluline alustada nagu rahulikult. Et see tähendab seda, et sa ei tee kohe kõiki samme, vaid näiteks sa teedki algust niimoodi, et oled siin alguses selles ristsammu kohas, on ju. Ja siis teedki nagu selle nii-öelda ühe sammu pealt, vaata. Ja siis alles hakkad lisama samme. Okay, aga... muidu on nagu see asi, et kui sa hakkad nagu kõiki samme läbi võtma, et võib-olla läheb natuke seal midagi nagu bussi, on ju. Nagu... aga jah, vaata, jälgi siis seda, on ju, et jalgadel tekib see joon, on ju. Ja sa võidki alustada siis niimoodi näiteks, et sul on nagu üks jalg on siin, vaata kõrval, on ju. Ja siis sa tood ta nagu siia ja siit viskad. Et see on siis nagu see viimane samm, vaata. Raskus läheb, algus on selle peal ja siis vaim siia. Just. Raskus käse muutub. Ja see jalg peaks tegelikult siis suunaga olema sinna, kuhu ma visata tahan. Ütleme niimoodi, et tegelikult sul peaks see joon, mis jalga vahel tekib, peaks olema sinna suunaga, kus sa visatad. Ehk kui sa tahad kuuskele visata, sa oled ise natuke diagonaalis rohkem, sihid sinna siis peale ja edasi. Vaata, et see ongi nagu selline, et vaata see viimane samm on, kus sa tuled. Noh, sa jõuad siia kohta, siit, siia, on ju. Ja nüüd ongi see, et selle viimase sammu selle asemel teha nagu see kogu see asi läbi, on ju. Sa lihtsalt jääd selle ühe jalaga jääd siia, sul on see üks jalg on, teine jalg on siin natuke eespool, sest ta tuleb vaata siia. Et ta ei lähe siia taha, ta tuleb ette poole. Ja see mõte ongi see, et ma toon ta siia. Ja siit viskan. Oota, näita mulle nüüd korra veel, kuidas su käsi käis. Ma praegu vaatasin jalgu. Aga see oli nii ilus vuhin. Ei... Mina vaatasin seda korvi seal või selle, ei see on mandamärk seal. Ja see on. Ja ma mõtlesin seal. Et ühesõnaga jah, see ongi see viimane samm on hästi oluline ja sellepärast ongi, et kui samme tahad hakata tegema, mina võtaks just nagu step by step seda vaata. Super oli. Näitas niimoodi hästi, et kui jalgu niimoodi hoiad, on ju. Oo jah, see oli hea. Väga ilus ise oli. Oot. Ma peangi kuiva trenni tegema iga kord ennem selle. Aga see ongi, see ainult niimoodi see töötabki vaata. Ja. Ei, kuidagi praegu ei ole õiges. Oih, kui õhku. No ma ütlekski seda, et järgmised sammud on kindlasti see, et esiteks ise teha seda sama asja võimalikult palju läbi. Sa peaksid jõudma siuksesse kohta, kus sa tunned, et ketas läheb käest välja nagu mugavalt ja et ta läheb nagu päriselt nagu otsegavat, et ei lähe nagu liiga õhku, on ju. Aga selle jaoks ta õhku ei läheks, selle jaoks tuleb olema ühel tasemel kogu aeg. Ehk pean hoidma siin... Ja, et kohe, kui ta hakkab siin liikuma, et kohe, kui ta hakkab siin, hakkab varieeruma, siis ta hakkab ka nagu õhus mängima, on ju. Et kui sa tood ülevalt allalt üles, ta läheb nagu õhupalliks ülesse. Teine asi, kindlasti jätka koha pealt viskamist, on üks asi. Ja siis on see, et need tavalised sammud ka, on ju, mis sa muidu teed, vaata. Et neid ka vahepeal ikkagi nagu, hoida nagu lihasmälus selles suhtes, et mitte nagu tegelikult ära kaotada. Aga suurem rõhk hetkel peaks olemagi sellele, et sa viskad näiteks, ütleme niimoodi, et sa viskad näiteks mingisugune 3 tükki koha pealt, on ju, ja siis viskad näiteks mingisugune 2 või 3 tükki, viskad niimoodi selle ühe sammuga, vaata. Ja üritadki nende nagu vahest aru saada, vaata, et mis on hetkel koha pealt mugavam, kui on selle ühe sammuga. Okei, aga kas ma nagu... Selles mõttes ei ole seal nagu vahet, milliste ketastega ma seda proovin, et võib-olla nagu see, et kui ma nagu viskan ära, ma ei pean jälgima ainult seda kehatunnetust, eks ju, et esialgu see ketta... Ei, kettalend selles suhtes ei ole oluline, kuhu ta nagu jõuab, on ju. Kettalendul on oluline ainult see, et ta läheb otse käest välja, enam-vähem sinna, kus sa soovid ja mitte nagu õhupalliks. Ja siis, kui need asjad on näiteks, ütlemegi, et sul on juba see samm on ülimugav, on ju, siis sa saad tulla näiteks, ütleme, et saad teha näiteks 2-sammulise, et sa võtadki selle, mis X-step on, on ju, et sa toodki, teed niimoodi, et sul on X-stepist pool, on ju, siia ja siis vise. Et sa ei tee päris seda, et tood siia, vaid nagu jaotad pooleks ja hakkad niimoodi nagu sammu haaval hakkad nagu sinna õigesse kohta jõudma.
mulle isegi nagu tundub praegu ka, et nagu väga raske oli seda nagu keha nagu niimoodi olla, et mulle nagu tunduks mugavam ikkagi teha nagu see 1 ja 2 nagu selliselt. Miks ta nagu veel ebamugavane on see, et ei ole harjunud vaata seda pidurdama. Et nagu, et tahab keha tahab nagu läbi ära minna, on ju. Et noh, ongi see, et noh, see on ka nagu loogiline, aga tegelikult see suurim jõud ja asi tekib sellest pidurdusest ja siis sellele pidurdusele vastand jõust, on ju. Ehk siis pidurid ja siit tuleb läbi lihtsalt. Nii, selleks korraks ongi kõik. Aitäh, Eveli, tulid siia Tartusse ja ütle lühidalt kokku, kuidas tundus? Väga äge oli, et Markus on väga hea treener, annab häid näpunäiteid, nüüd on vaja ainult praktiseerida. Ma usun, et ta on mulle ka edaspidi kättesaadav, kui mul mingeid täiendavaid küsimusi tekib, et selles suhtes on hästi ja ta nagu seletab väga rahulikult, mis on nagu väga meeldiv, et ei lähe närvi. Et on hea treener? On hea treener, kindlasti kasutage. Väga super. Ja nüüd võtamegi Markuse siis ette ja vaatame, mis õpetaja ise räägib. Esimene eratreen meil kaameras tehtud. Kas me võiks see aasta ühe korra veel seda ette võtta? Vabalt, mitte ainult ühe, võime mitu ka teha. Et see saab olema siis, toon uuesti ellu sellise videoseeria nagu õpetame algajad, kes on Patreonis. Evelin meil on Patreonis. Tema seda juba teab aasta algusest saati, aga nüüd kuuleb siis terve Eesti. See ongi Patreonis olemise eelis, seda asju varem teada lihtsalt. Et siin tuleb teisi algajaid ka, kõiki kindlasti ei saa olema läbi Patreoni, sellepärast, et mida rohkem me õpetame algajaid, mida rohkem saame videosse, seda rohkem erinevaid treeningmeetodid välja tuleb, sest iga mängija on natukene erinev. Absoluutselt. Nii, aga kui nüüd vaataja sooviks, kurat, ma tahan ka saada Markus Saarepuu käest eratrenni saada, mis ta selleks tegema peab? Otsige üles mind sotsiaalmeediast, selles suhtes kõige lihtsam, ma arvan, et Markus Saarepuu, Facebook, Instagram, põhimõtteliselt kõik, et või noh, Gmail on ka markus.discgolf@gmail.com, et võib kirjutada mis iganes ajal, et ma vastan nii kiirelt, kui saan ja ma arvan, et nii ongi kõige lihtsam. Vägev ja et asjada veel lihtsamaks vaatajatele teha, ma panen kõik selle info kirjeldusse, et saate lihtsalt copy-paste teha. Aitäh! Suurepärane! Aitäh, tulid! Jah, aitäh sulle! Ja näeme järgi. Tšau, tšau, tšau! Tšau!